Nii, tere hommikust. Aeg on väikeseks mõtiskluseks. Jah, kui on pool saandit maailmas elatud, siis tekib soov mälestusi heietada kaugematest aegadest oma elus. Ja mõtlesin, millest täna rääkida. Räägin ülekuulamiskambrist. See on selline väga erutav ja põnev teema paljude jaoks. Ja kuna reisides on alati selline tunne, et ei tea täpselt, mis on kuritegu ja mis ei ole enam, eks. Et piirid hakkavad hägustuma, sest mis ühes riigis on halb, on teises riigis võib-olla ei ole halb ja vastupidi. Aga seetõttu on mõnikord raske isegi kuritegusid defineerida. Ja? Aga see oli kindlasti kuritegu, millega oli tegemist, oli Barcelonas üks noor Eesti poiss, vaevu 18 täis, eks ju. Noore tüdruku, kes ei olnud 18 täis. Nad olid sisse murdunud, nagu ma aru sain, eravaldustesse. Olid kuskile öösel, magama läinud. Mingi laohoone või midagi sellist, kui ma õigesti mäletan. Ja siis nad omanikud politsei ja nad arreteeriti. Tüdruk viiti alaealiste kinnipidamiskohta ja poiss muidugi sinna ehtsasse. Tema oli juba täiskasvanu. Ja siis üks agentuur, kelle heaks ma mõnikord töötasin, võttis minuga ühendust, et ma läheks tõlgiks ülekuulamist siis katalani keelest eesti keelde ja eesti keelest katalani keelde. Ja siis ma läksin kohale politseijaoskonda. Aga mitte sellest tavapärasest uksest, kus lähevad korralikud inimesed, kellel on politseiga midagi asju ajada. Vaid seal oli üks selline nurgatagune uks, kuhu mu tuli minna. Ja seal ei olnud eriti midagi, oli lihtsalt väike selline lauake, kus istus üks politseinik seal laua taga. Ja siis seal laua üles läks kohe alla kitsas trepp keldrisse. Ja keldris oli siis kõigepealt oli tuba, kus oli igasugust snäkkide ja jookide masin ja seal ootasid advokaadid. Ja mulle öeldi, et ma peaksin koos advokaatidega ootama. Ja seal oli ma mäletan, oli üks noor neiu, kes oli ka advokaat. Ja tema vaatas mulle otsa ja ütles, et minu poisil on kõik talle on antud Hispaania kõige viletsam advokaat määratud, riiklik advokaat. Ja see oli juba väga selline huvitav sürreaalne kogemus juba. Võin öelda, et kui mind sinna siis ülekuulamiskambrisse viidi, siis tuligi välja, et see advokaat, kuigi tegelikult mind palgati tõlkima katalani keelde ja katalani keelest eesti keelde, siis advokaat katalani keelt ei rääkinud. Nii et tegelikult ma töötasin siis kolmes keeles. Vahepeal ta oli hispaania keel, siis advokaadiga, siis politseinikuga katalani keel, siis vahepeal eesti keel, siis vahepeal tegelikult neljandat keelt rääkisin juba katalani hispaania segakeelt. Ja asi oli selline väga selline intellektuaalselt kindlasti põnev, jah, et ma pidin topelt tööd tegema seal. Aga poiss oli väga hale kuju tegelikult ja mul hakkas tas kahju, nii et ma siis pikkisin sama tooniga, või ma tõlkisin sisse väikse lause, ütlesin, et ärge kartke, et nad ei tee midagi. Et ta tundus olevat hirmunud ja mis tema puhul oli väga huvitav, et ta oli võõras riigis, mille keelt ta ei osanud, ta oli sattunud vangi. Ja see esimene küsimus, mida ta muust küsis, kui ma sinna ülekuulamiskambrisse sisenesin, ta küsis, kus ta tüdruk on, et kuidas temal läheb. Et ta enda pärast ei muretsenud, et ta muretses selle tüdruku pärast. See tüdruk oli alaealine, siis ta oli viidud sinna alaealiste kuskile kinnipidamiskohta. See oli siis minu kogemus ülekuulamiskambris. See oli ka kahes osas, kõigepealt olime politseinik, mina ja advokaat ja siis pärast läks politseinik ära ja siis olime mina ja advokaat. Ja see võib-olla see, kui mina ja advokaat olime, see oli see naljakam osa võib-olla. Aga ma ei tea, kas sellest väga tohib rääkida. Et jah. Et see oli siis minu kogemus ülekuulamiskambris, kui mõned aastad läksid edasi ja siis kui mul varastati endal rahakott ära, siis Barcelonas on kurjategijatel oma aukoodeks, mis tähendab seda, et nad küll varastavad raha, aga nad tagastavad alati rahakoti, mis tähendab seda, et mõned nädalad pärast
pärast vargust nad viskavad selle kuskile, tavaliselt postkasti kuskile või kuskile niimoodi, et siis leitakse üles ühesõnaga. Ja mul läks mingi 6 aega mööda, ma ütlesin, et mind ei ärrita see raha varastamine, mind ei ärrita see, aga mis mind ärritab on see, et kurjategijad enam ei austa enda koodeksit. Ja aga siis 6 aega hiljem helistati mulle ja siis läksin täpselt samasse politseijaoskonda, selline Skorpsis, mis seal suur on seal, aga siis läksin juba sellest korralike inimeste uksest ja siis tuli alla politseinik ja tõi mulle rahakoti tagasi. No kurjategijate aukoodeksis võime nii palju ka rääkida, et neil on selline reegel ka, et nad ei murra oma piirkonna inimesi. Et mul oli üks kolleeg, kes kolis elama natuke kahtlasesse rajooni ja esimesel päeval siis varastati rahakott ära, aga ta nägi, kes seda tegi, ta läks kohe selle inimese juurde, ütles, et kas teil häbi ei ole, et oma rajooni inimestelt varastate, et ma elan siin, ma tulin siia elama. Ja mis siis juhtus? Kurjategija tagastas otse maid rahakoti ja vabandas. No peaaegu sama hea on nende kahtlaste rajoonidega, kui ei ela seal otseselt, aga näiteks seal tihti käia. Mul oli ka ühes rajoonis oli, kus ma käisin pidevalt söömas, sest seal oli üks väga hea restoran. Võib-olla paljud inimesed ei julge seal minna, aga see väga odav ja väga maitsev. Ja kuna mind seal pidevalt nähti, siis ma ütleme niimoodi, et mõne aja pärast hakkasin seal rajoonis väga, väga turvaliselt tundma, et ma teadsin, et need kurjategijad ei lähe, nad ei taha minna vastuollu selle restorani omanikuga. Ja siis ma tundsin ennast paremini, aga jah, et selline. Et see oli siis tänane mõtisklus minu kogemusest ülekuulamise kambris. Muide, jah, kui see poiss ära läks, siis politsei käis mul tõlkida ka, et ta viiakse nüüd ära ja siis tuuakse talle võileiba ja väike söömaaeg ka tehakse. Nii et kui teil on kõht tühi, siis alati võite lasta ennast arreteerida, siis riik toidab teid ka maitsva võileivaga.